Sausti mõisas valvab korda Ameerika karvutu terrier 8-aastane tank, hüüdnimega Chupa, vahel ka vanem 15-aastane Jack Russell. Võtsime mõlemad Jack Russelli ja selle koera kaasa Ameerikasse ja käisime seal tenniseturniiril ja treenimas. Ja siis pidime sõitma olime idarannikul ja läänerannikul sõitma ja siis koerasid seal sees kaasa võtta oli nagu ebamugav ja jätsime nad koertehotelli. Ja viisime nad koertehotelli ja koertehotelli töötajad vaatasid ka, et nemad ei ole sellist kiilakat koera näinud ja tegid sellest oma veebilehele või sinna Instasse tegid kohe loo ja näitasid, et meil on nüüd Chupacabra. Sealt Chupa hüüdnimigi. Chupacabra on müütiline hirmu äratav loom ja tähendab hispaania keeles kitse vereimejat. Keegi ei tea, kas ta on kunagi ka päriselt elanud nagu Loch Nesski. Aitab. Ei tohi, ma olen sulle öelnud, ei tohi. Muidu pärast kaissu ei tule. Chupa näib üpris kuri, kuid pererahvas räägib muud. Ta on niuke sõber meil ju kõikidele, et see on uskumatu. Muidugi Marti juhtus täna tõrma. Ja peremist. Ta kaitseb seda, kelles veres ta on. Kui tütar on siin, no siis on hullumäeva. Teised mingu kaugele eemale. Mina ka, siis ma olen lähedal, siis ta kohe hakkab urisoomu peale, mine eemale täiesti. Et tal on jah nagu oma iseloom ja oma... Ta on täielik koduvalvur ka, et kui öös oleme siin ikka põhimõtteliselt, kui kedagi teisi pole, siis pea püsti, iga krõps tead kohe. Ja kui on rahulik, siis tuleb rahulikult su kaisu magab ja norskab nagu vanameest. Tütar Merilin on Mart Laiali abikaasa ja Hardi Metsa tütar ning Mark Laiali ema, kes koos pojaga mööda maailma tenniseturniire pidi tiirutab, sestap ka mainitud Ameerika tuur ja vähe kodus on. Telefon teil räägime, kui helistame üksteisele, siis ta panen selle väljuhääldaja peale, siis kuule vähe, kõrvad lähevad kikki. Nii Hardil kui ka Mardil on peres alati olnud 2 koera ja kui Hardi koerad viimati surid, võttis ta ühe Jack Russelli Mardi pere juurest enda juurde Tallinna koju. Selle Jack Russelliga nüüd on niimoodi, et nad üldse ei taha omavahel läbi saada. Ta ei noli kunagi ise tüli, aga kui keegi teda ründab, kõik kes seal, kas see teine pisike oli siin, no siis hoia alt. Ta hoiab viimase piirini. Mul ei muud midagi teha, ma panin pöidle, panin sinna hammaste vahele. No siis sain oma litaka kätte kohe. Oli mul siin parast paksuke natuke. Minul oli samamoodi, siis ma viisin nad duši alla. Lihtsalt see oli Jack Russell kaelast kinni, lahti lase. Panin duši alla, siis veega nagu lasid teinesest lahti. Aga... Ta on niukene, et ta ei tõmma tükki välja midagi. Ta hoiab kinni ja laseb rahune maha nüüd. Ma rohkem ei kakle suve, rahune maha. Ja siis läheb maha ja vaatame, kui nõnnud on. Aga sel juhul on siis Jack Russell nagu teda rünnanud. No ta vana koer, esimene koer, eks ole, teine tuleb majja, no loomulik, no kuule, kes sa nagu oled, eks ole. Läheb bossi alla. Absoluutselt, ja ongi siiamaani kosta. Mis veel on huvitav selle koeras, et kuna tal karva ei ole, juuksurist aga käima ei pea. Aga pediküüris peab käima iga kuu, sest et need küüned kasvavad nii ebareaalselt kiiresti, et kogu aeg pead lõikama, nagu sellepärast, et karvist ei kasva, sest tal ei ole ripsmeid midagi. Aga küüned kasvavad üüberkiiresti. Talvel on ta tunduvalt heledam. Tegelikult ta muudab värvid, täna ta on juba päevitunud, nagu näha, et tal on päevitusrandid peal. Ta praegu jääb õues ikkagi riietega, kui õues on ikkagi jahe, ta kardab külma, talle meeldib soe. Et kui kodus on kaminas tuli, siis ta on kamina ees ja ta on, ma arvan, mingi 40 kraadi on tal see kehatemperatuur, talle meeldib seal kamina ees nii olla, et seal soojas, ta tahab kogu aeg soojas olla. Ja talvel on ta elehall, ta nahk läheb täiesti elehalliks ja nüüd on siis ta on päevitunud, suvel on ta, kui käib ilma selle särgita, siis ta on üleni niisugune tume hall või tume pruun täiesti, must peaaegu. Hea on see, et karvutu koer sobib allergikutele ning puugid tema verd ei taha. Sööb absoluutselt kõike. Ainuke, mida ei söö, kalamarja saia ei söö. On see teda ka? Lükkab, paned talle kalamarja saia, paned talle see, nagu annad talle, siis lükkab nagu saia sööb ära, aga kalamarjad lükkab keelega need marjad lükkab suust välja. Ja keegi ei ole õpetanud ka teda, et põhimõtteliselt ta on nagu vaba kasvatus, nagu vaba hing nagu Gabriel. Võib teha, mida tahab. Pigem on see, et ta on nagu ikkagi pereliige. Ta elab vaba, ei ole vaja sundida ei koera ega lapsi. Kõik elavad vabalt ja siis on kõik hästi ja keegi ei tee pahandust.